ütleks. Tere, kallid kuulajad, vaatajad. Täna on meil jälle selline tore päev, kus meil on külas Kaia-Liisa, räägib meile põnevaid lugusid oma seiklustest ja hoidke kõik toolist kinni, pange turvavööd ka peale igaks juhuks. Ja tere, tere, tere. Ma ei oskagi nüüd niimoodi alustada. Olen Sissejuhatus harjunud varastati ära. just vanamoodi alustama, aga täna on tõepoolest see päev, kus me jätkame neid jutuajamisi Sanniga, ehk siis räägin, mida tarka ma olen teada saanud Sanniga kohtumisest, sest nii nagu eelmine kord me rääkisime, Sanni, see video sai tehtud, ma panin selle pealkirjaks, nüüd ma muutsin ära, jutuajamised Sanniga, esimene osa, ja see oli 29. aprillil, kujutage ette, kui ammu. Mul on siuke tunne, et see oli üleeile. Aga jah, siis me rääkisime, kes on Sanni, ma täna ei hakka seda üle kordama, et kes tahab, vaadake üle Valguse kanalilt 29. aprilli video, jutuajamised Sanniga, esimene osa. Ja tänane siis on jätk sellele, sest ma sain temaga siis kokku, me rääkisime mitu tundi, ma ei mäleta, kas see oli 4 või 6 tundi. 6. Umbes 6, just 6. Ma mäletan, see oli 6. Ja me rääkisime väga paljudest erinevatest asjadest ja ma mõtlesin, et ma järjest hakkangi nagu tegema neid videosid aeg-ajalt. Siis kui Toomasel on oma tegemiste kõrvalt aega, oma tähtsate ülesannete kõrvalt, et me teeme niimoodi täpselt sellises järjekorras, nagu meil jutt veeres, sellepärast, et me rääkisime väga paljudest erinevatest asjadest. Näiteks alustasime selle kokkusaamisel, üks teema oli, me rääkisime vee mõjust. Et me rääkisime lihtsalt sellest, me rääkisime alguses igapäevastest sellistest asjadest, et rääkisin, et mulle meeldib hästi vannis olla või sellises soojas vees. Ja me rääkisime sellest, mismoodi see vesi on energiapuhastaja ja eriti dušist tulev vesi, ehk siis voolav vesi, mis te kõik ju teate seda. Ja siis Sanni rääkis sellest, et me rääkisime mereveest. Tema jaoks see Eesti merevesi on nagu väga külm, isegi kui ta on 22 kraadi, on külm. Aga tema ütles, et merevesi eriti on täiesti erinev energeetiliselt, et kui sa oled täiesti vee sees, siis see tühistab sinu nagu energia väljakiirgamise ja ka selle energia sisse tulemise, et suure tõenäosusega sa pead olema siis üleni vee sees, ehk siis pea ka vee all. Ma sain niimoodi aru. Ja see tegelikult kehtib ka vannis olles, meres, nagu ma ütlesin, meres juba ja järves, sest vesi on selles mõttes isoleeriv. Ja siis selle peale Sanni ütles jälle, tegelikult teie inimesed ei peaks seda tegelikult, te ei peaks seda teadma küll. Ütles jälle midagi sellist, mis kogemata, et te ei peaks seda teadma. Ja siis me rääkisime edasi reisimistest, rääkisime igal pool nagu teistel kontinentidel reisimisest ja siis ta ütles selle peale, et me peame oma seda maakest hoidma, et see on ainus koht, kus on šokolaadi, muide. See oli nagu minu jaoks üllatus, ainus koht, kus on šokolaadi ja ainus koht, kus on kulda. Nii et me oleme selles mõttes nõutud, nõutud liik terves universumis. Pidi see nii olema. Ja siis me rääkisime veel reisimistest. Sanni ütles sellist asja, et tema kardab minna Aafrikasse. Ja ma küsisin, et mis seal siis on. Ta ütles, et ei, et asi pole üldse sellest. Ta ütles, et ta kardab, et ta ei tule sealt enam tagasi. Mitte selles mõttes, et elu sealt tagasi, vaid ta ütles, et see on ilmselt see koht, mis temal seda mainses elus võib pöörata elu pea peale ja ta leiab nagu täiesti nagu võib leida sellise uue, tal on sellised väga tugevalt ju ühenduses kogu aeg, et ta nagu teab, et ta leiab nagu hoopis teise suuna ja teise mõtte. Ja samas see mõte on teda tõmmanud väga pikka aega. Et teda ei tõmba, me oleme ammu reisimisest rääkinud ja teda ei tõmba mingid muud eriti geograafilised kohad.
Ja siis noh, ta ütles, et noh, ainus asjad, mis teda nagu tõmbaks, on Aafrikas, Keenia, Rwanda, Angola, Tansaania ja siis Vaikse ookeani saartest Prantsuse Guajana, Marquiisi saared, Guadeloupe ja Martinique, et sellised kohad tema nagu mainis, et kus tema tahaks käia ja siis mina ütlesin, noh, et oi, mina tahaks igal pool käia, et kui rahaliselt oleks võimalik, ma käiks iga 2 kuu tagant kuskil. Ja siis ta küsis, miks. Ja see oli tegelikult jube hea küsimus. Ja igaüks võiks praegu küsida endalt, et kui te käite reisimas, et miks te tegelikult tahate sinna minna ja miks te üldse tahate reisida, miks te üldse tahate minna kuskile mujale. Ja noh, mina ütlesin selle peale, et kogeda erinevaid asju, siis ta oli jälle tükk aega hästi vait. Ja sest ma sain tegelikult aru, et selle küsimuse taga on palju-palju rohkem nagu igal inimesel avastada, ehk siis leida enda sees see vastus, miks sa tegelikult tahad. Ja noh, mina vastasin nagu, et mina tahan kogeda erinevaid asju. Ja selle peale ta ütles, et kogeda. Ja siis ütles, et ma tegelikult ei usu, et sa koged midagi, kui sa käid ma ei tea, osad inimesed käivad nädalaks, mina ei käi kunagi nii lühikest aega reisimas, või 2 nädalaks kuskil turistina. Et sa tegelikult ei koge midagi sellist, mida sa arvad, et sa koged, et sa võib-olla saad väikse maitse suhu kultuurist ja nii edasi. Ja noh, siis ma ütlesin ka, et tegelikult ongi nii, et ma tahan käia, kuna ma tahan käia võimalikult palju kohti, erinevaid kohti läbi selleks, et ma tahan teada, mis seal üldse on. Ja kui ma siis tahan rohkem seal olla, siis ma külastan uuesti. Et see ei ole nagu, aga ma tahan nagu just selles mõttes. Selle peale ta jäi nagu, noh, selles mõttes jäi nagu rahule, ta ei vastanud midagi, sest ma sain aru, et tegelikult ta ootas minult nagu sellist palju sügavant vastust, aga ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud ja mul sel hetkel ei tulnud ka nagu, ma ei vastanud talle nagu midagi muud peale selle, et ma tahaksin kogeda. Aga noh, ma nägin ta näost nagu ära, et see ei olnud päris see, mida ta nagu ootas või noh, nagu, et ta tahtis, et ma läheksin sügavamale, aga sel hetkel ma ei läinud. Ja siis me rääkisime muusikast ja sagedustest ja värvidest ja nende seostest. Nimelt Sanni on rääkinud, et tema näeb muusikat värvidena, mis on minu jaoks loogiline. Noh, muusika on samamoodi, noh, nagu noodid on sagedus, nagu värvidki on sagedus, aga ta ütles, et ei, et tema ei näe niimoodi. Tema täpsustas nii, et ta ei näe mitte noote, iga noodi sagedust, ta ei näe värvina, vaid ta näeb pigem noodi pikkust ja nende nootide vahelist aega. Ehk siis, kui noot on nagu sihuke, ma ei tea, näiteks 1 sekund pikk ja siis järgmine noot on mingi aja pärast, siis ta näeb kuidagi seda kombinatsiooni nagu voolavate värvidena. Ja nootide vahet ka, noh, kas on do ja re või on do ja mi, noh, et siis seda vahet, seda nagu muusika voolamist, siis tal tuleb hoopis teine toon. Ükskõik, kas on siis klaveril või kitarril või mis iganes. Et tema jaoks ka majoorsed ja minoorsed akordid on alati erinevate värvidega. Ehk siis ta ütles, et kui tema kuulab mingit muusikat, siis kogu muusika tuleb temani nende värvide muutustena. Ja noh, tema puhul ei ole see asi lihtlabases muusikas ja värvisageduse seoses. Kuigi mina arvasin, või minu jaoks peaks see nagu olema loogiline, et mingi sagedusega noot on ühte värvi, teise sagedusega noot on nagu teist värvi ja nii edasi. Aga tema näeb nagu kogu seda noodi pikkuse ja kogu selle harmoonia, mis tekib ja kuidas see suhestub teiste nootidega, ehk siis see muusika iseenesest nagu, et kas on ühtemoodi akord või teistmoodi akord ja kuidas need nagu voolab, et tal on alati teatud akord tuleb tal näiteks mingi täpselt sama sinisena. Ja kõrgemates oktavites see sama akord on lihtsalt veidi heleda ja madalamates oktavites lihtsalt natukene veidi tumedam. Ja ta ütles, et inimene, kellel on absoluutne kuulmine, siis tema tunneb ära iga noodi tooni.
aga ta ütles, et temal ei ole absoluutselt kuulmist, et tema lihtsalt nagu näeb nende nootide suhet teise noodiga. See on absoluutse kuulmisega inimene nagu tajub ära, kas on do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eks ju. Aga kellel ei ole absoluutne kuulmine nagu temal, siis temal on see, mis me õppisime koolis, me mäletate, meil õppisime jo, le, mi, na, so, ra, di, jo. Need on nagu millest te räägite? mina olen õppinud või natuke muusikat ja me koolis, minu meelest me koolis õppisime seda jo, le, mi, na, so, ra, di, jo ja see jo võis olla ükskõik millise noodi peal. Ehk siis sa alustasid seda oktavit ükskõik kust kohast. Aga siis sul oli alati, nagu ma ei oska seda nii hästi seletada. Ja seal oli muideks, kui me räägime sellest, siis seal oli veel mingisugused käemärgid. Just olidki käemärgid, kõik need asjad. Iseenesest põne, sest need on nagu mudrad, vaata, need India mudrad erinevad. Need käemärgid olid selle jaoks, et kui keegi ei kuule, siis ta niisama vehib käega. Just. Ja siis ta ütles, et tegelikult need nootide nimetused do, re, mi, fa, sol, la, si, do ei ole valitud inimkonnal juhuslikult, vaid do noot on see, mis ütleb oo. Ja sellel on nagu oma energia. Soll on ka o, aga sollil on teistsugune natukene o. Sollil on nagu lühike o. Fa näiteks ütleb nagu a ja la on ka a, aga la, et see on aga erinevate pikkustega, erinevad, et need, kel on absoluutne kuulmine, need kuulevad ka neid häälikuid muide muusikas pidi olema. Aga minu jaoks, et on ikkagi see, et ma ütlesin, et minu jaoks see muusika on ainult puhtalt läbi loogika, ehk siis igal noodil on oma sagedus ja igal muusika sellel helil on oma sagedus ja igal värvil on oma sagedus ja need on võimalik kokku panna siis. Et mina näen ainult nii ja see oli nii põnev, mida tema rääkis sellest. Ja siis edasi me rääkisime inimkonna taaslähtestamisest. Me rääkisime sellest ka natukene eelmisel korral, aga ma hakkasin nagu küsima seda ja siis Sanne ütles niimoodi, et ma isegi ei nimetaks seda praegust sündmust või praegust seda aega, mis toimub, ma ei nimetaks isegi lähtestamiseks. Ja siis mina ütlesin, et aga sa rääkisid, et inimkonnal oli valida, kas tuleb ärkamine või häving. Ja selle peale Sanne ütles jah, nii nagu eelmine kord, et jah, praegu ei tundu see enam olevat see plaan, mis on meie jaoks hea, sellepärast, et me liigume selles ärkamise plaanis edasi, et seda teist ei ole ammu enam nagu suure tõenäosusega plaanis. Ja siis ma küsisingi temalt, et jah, et ma sain eelmise kord su jutust aru, et praegu äratatakse nii palju inimesi kui võimalik ja ülejäänud jäävad nii-öelda maha. Ja siis Sanne ütles selle peale, et me ei saa öelda isegi, et jäetakse maha otseselt, vaid lihtsalt jäävad erinevatele ajaliinidele või reaalsustele. Me oleme sellest rääkinud, erinevatest ajaliinidest ja asjadest. Ja siis mina ütlesin, et aga mulle tundub üha rohkem ja rohkem, et me elame nii-öelda virtuaalreaalsuses, mis tundub nagu oleks füüsiline, kuid tegelikkuses on meie meele loodud pildid, mis tunduvad füüsilised. Ja selle peale Sanne ütles, et see saabki olla ainult nii, nagu sa kirjeldasid, sest kõik see, mida sa koged läbi oma viie meele, mis tähendab seda, et sul on väga limiteeritud, meil inimestena, ta rääkis nagu meie vormis või teie, ta ütles teie, et ta ei nimetanud ennast kunagi selleks nagu inimkonna osaks justkui, et ta ütles, et teil on lihtsalt väga limiteeritud naatenurk, mis reaalsus tegelikult on. Me ju teame seda ka. Ja ennekõike reaalsus saab olla ainult nii paljut, kui meie viis meelt võimaldavad sellest aru saada. Ja kuidas sinu aju on võimeline tõlkima selle elektrilisteks impulsideks, mida sinu meeled ja mõtted näevad. Ja ütles, et aga see on kõik, see ongi teie reaalsus. Et praegu on maa peal mitmeid selliseid loomi, kellel on tegelikult rohkem meeli kui inimestel, et meil on need viis meelt, eks ju, nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine,
issand, mis veel on? mis see 5. veel? Mul tulegi meelde, Toomas, sa mäletad. No vahet ei ole. See on hea meel. Hea meel, just, hea meel, täpselt. Et on siis rohkem loomi, kellel on rohkem meeli kui inimestel või siis on meeli, mida või no, osad loomad on sellised meeled, mida meil üldse pole. Ja juba see annab meile laiema vaatenurga reaalsusest, kui meil on. Sest noh, nagu me teame, siis me näeme reaalsusest mingi 0,001% vist. Ja siis ma ütlesin ka veel, et ma tean, et see on kõik seotud meie DNA-ga, et meie võime näha ja tajuda asju, sest osad meie DNA keermed on väidetavalt, eks ju, alla surutud või uinuvas olekus ja et ma tean või tajun seda, et inimese potentsiaal on palju-palju suurem, kui me oskame arvata ja ilmselt meil pole, enamusel pole õrna aimugi, kui suur see tegelikult on. Noh, näiteks juba see, et meil on see võime luua reaalsust mõtete abil ja suhelda ümbritsevaga väga paljudel muudel erinevatel viisidel kui läbi meie meele, ehk siis telepaatia ja mõttejõul ja nii edasi. Me saame ju liikuda, nagu Toomas, ju sina kasutad seda nagu ja mina oma teraapiates seda kaugtervetust, et füüsiliselt me ei pea üldse olema seal kohal, kumbki nagu inimese juures, aga me saame minna ükskõik kuhu oma meelega. Ja siis selle peale Sanni ütles, et ma nüüd ei tea, kas sa küsisid küsimuse või ütlesid väite, mida sa tead olevat tõde. Selle peale, kui ma hakkasin siis rääkima, mida ma tean või tunnen, et on. Ja siis ma siis ütlesin, et tegelikult mul oli see küsimus jah, et kas see, mida ma ütlen, kas ma olen mõistnud õieti, ehk siis kas see on tõsi. Ja Sanni ütles selle peale, et DNA sisuliselt sisaldab koode, mis ütleb rakkudele, milliseid rakke me vajame ja mis on iga raku eesmärk ja ülesanne sinu kehas. Seega DNA on põhimõtteliselt seotud, hakkas juba sinna keemia poole, et põhimõtteliselt seotud aminohapetega, aga ta sisaldab palju koode, mis näitab nagu kehas, milliseid rakke tuleb üles ehitada ja mis saab olema nende rakkude funktsioon, kui palju me neid rakke vajame ja nii edasi. Ehk siis ta on tegelikult koodisüsteem ja meie kasvamise protsessis on DNA nagu kaart, mis sisaldab kõike seda, millised me peame hakkama välja nägema. Ehk siis milliseks me kasvame, milline tuleb meie keha, milline tuleb kõik organid, kus nad asuvad ja milline on siis meie nagu individuaalse, meie füüsilise keha ülesehitus kuni nagu juuksevärvini välja, eks ju, silmavärvini, et igalühel on see ju nii erinev. Ja meil igalühel on erinev silmaiiris ja sõrmejäljed ja see on kõik nagu väga unikaalne, eks ju. See on praegu minu kommentaar. Ja siis Sanni siis rääkis, et meie kasvamise protsessis ongi DNA nagu kaart, mis sisaldab kõike seda, kuid DNA on lihtsalt ka nii-öelda kontroller või kontrollija erinevate rakkude koha pealt, et palju neid on ja mis see kõik peab endast sisaldama, et selle abil ehitada üles sinu keha. Seega ta ütles, et kõik see, mida sa tajud, sõltub sinu DNA-s sisalduvast koodist. Ehk siis kas see on nagu DNA sees, meie võime tajuda erinevaid asju. Ja mõned koodid on aktiivsed, mõned mitte, nii nagu ta ütles, ja mõnesid kasutatakse ja mõnesid koode praegu veel ei kasutata. Aga on olemas veel palju muid koode, mis ei ole aktiivsed ja mida ei kasutata. Ehk siis ongi, see DNA väga suur osa on siis see uinunud. Ja võib-olla ta ütles, et tõenäosusega kasutati neid mingil hetkel evolutsioonis. Seega kõik, mida sa tunned, põhineb sellel, mis on sinu keha ja meele võimed, mis on seotud sinu DNA-ga. Jah, ja see, mida me ei kasuta, seda teadlased nimetavad rämps-DNA-ks. Just. Ametlik nimetus, jah. Ja, just see. Ja siis mina küsisin, et aga kas on veel midagi, mis on seotud meie võimega näha ja tajuda reaalsust? Sanni küsis siis, et mida sa silmas pead? Kas sa pead silmas teisi meeli või meele suuremaid võimeid? Ja
isegi kui sul on teised meeled, siis nad ongi lihtsalt teised meeled ja suuremad võimed. Ja ükskõik kui võimsad need meeled on, nad näitavad ikka sulle alati limiteeritud versiooni reaalsusest. Et see on see, mida ta nagu rõhutas, et ta nagu justkui nagu tahtis, mulle tundus, et me saaksime aru, kui suur potentsiaal meil tegelikult on. Seda ta ütles, et see, mis sa praegu näed ja see, mida sa praegu mõistad, see on nii väike osa lihtsalt. Minuga me oleme rääkinud, eks me teame seda väga, erinevad inimesed teavad seda, osadele võib-olla uus uudis. Ma olen ka rääkinud, et me oleme kosmilised äädikakärbsed, eks ju. Just. Muidugi, just. Kui meil kõik DNA oleks avatud need nii-öelda koodid, siis me saaks niisama ka lennata, meil ei oleks ühistransporti vaja, lendame kuskile. Just. Ja lennufirmad lähevad pankrotti. Just. Ja siis Sanni jätkas siis, et kui sa vaatad mingit eset, noh, siis ta seletas nagu alati iga kord, kui ta hakkab midagi rääkima, siis ta seletab selle hästi põhjalikult lahti, nagu puust ja punaseks. Ja siis ta seletas ka, et kui sa vaatad mingit eset, siis sul on läbi silmad ettekujutus, et see on näiteks kollane. See on nagu üks infokild. Ja siis sa lisad juurde teise meele, kompimise näiteks, saad info selle tekstuuri kohta. Ja siis kui sa selle nagu keelega maitsed, siis sa saad veel juurde maitseks, siis sa saad nagu, sa ei pruugi mingit eset kuulda, noh näiteks ta võttis mul laualt tikutopsi, ütles, et sa ei pruugi seda tikutopsi nagu selle olemasolu kuulda, aga kui sa katsud näiteks käega või krõbistad selle peal küüntega, et siis sa saad teada, mis häält see teeb, ehk siis sa saad nagu infot selle kohta veel. Ja kui sa lisad veel juurde erinevaid muid meeli, siis on see ikka väga piiratud. Ja siis ütles, et näiteks tavateadusest ei näe selle energiat. Sa ei näe seda, mis jõud hoiab neid aatomeid seal tikutopsi küljes kinni ja sa ei näe seda energeetilist pilti, mis on, ja sa ei näe seda, mis on iga aatomi vahel. Ja sa ei näe selle eseme energeetilist valemit ja sa ei näe selle sagedust, nagu reeglina tavateaduses olles. Kuid maal on piisavalt loomi, kes seda suudavad näha. Ja paljudel on samad meeled tegelikult nendel, mis meil. Aga mõnel on lihtsalt meeled rohkem arenenud kui meil ja mõnedel on siis nagu ta ütles, et nagu teised nagu meeled olemas. Ja siis ma küsisin, kas näiteks nagu delfiinid ja kassid. Siis ta ütles, et delfiinidel on tegelikult enam-vähem samad meeled, mis meil. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult ma pidasin rohkem silmas isegi kollektiivteadvust, et kui meel. Jah, ta ütles, et loomulikult inimestel on see kollektiivteadvus olemas, lihtsalt väga suur osa inimestest ei ole sellest teadlikud, et inimesed arvavad ju või teadus justkui arvab, kõik inimesed ei arva seda muidugi, aga teadus arvab, et inimene on kõige arenum rass siin maal, kuid Sanni ütles, et tegelikult see ei ole üldse nii, ja meie häda ongi, inimeste häda ongi see, et me üritame planeeti ja ümbrust muuta vastavalt oma arengule. Seega me kasutame aju selleks, et muuta planeeti. Kuid enamus loomi, need tarku loomi, kellel on see kollektiivteadus, nemad adapteeruvad sellele, mis on ümbrus, selle asemel, et hakata ümbrust muutma vastavalt sellele, millisel tasemel sa ise oled. Ja see on nagu selline asi, mis pani mind ka mõtlema, aga siis ma ütlesin vahele, et aga meil on ju ometi kõige suurem potentsiaal. Ja siis ütlesin, et ega see oli küsimus, et kuna me oleme lihtsalt nii alla surutud programmeeritud, kuid meil on palju rohkemat, mida me arvame olevat. Ja siis Sanni küsis, kuidas? Siis ma ütlesin, et aga ta üritas nagu panna, mõista või aru saada, mida ma tean ja mida ma ei tea, eks ju. Ja siis ma ütlesin, et kui me oleme rohkem ühenduses allikaga. Ja Sanni ütles, et kõik algab teie teadvusest ja teadvel olekust. Ja isegi sellisel juhul ei ole üldse oluline, millised on sinu meeled ja mida sa suudad meeltega vastu võtta, vaid primaarne on teadvus. Et kui sa ei näe selle tikudoosi energiat, võttis selle sama tikudoosi, kuidas sa saad näha siis
kosmilist energiat või mingit muud sagedust, mis on väljaspool, kui sa ei näe seda, mis su nina all on. Et asi ei ole meeltes. Muisid tavaliselt. Just, et asi ei ole meeltes, see ei sõltu sinu teadvel olekust. Ja siis ma kirjutasin, küsisin, et kui paljud on teadlikud, et asjadel on energia, et asjadel on sagedus, kus siiski ei suuda seda näha. Et kas siin võib olla see, et tegelikult neil ei ole mitte, neil on pigem teadmine kui teadvus. Ja siis sa nüüd, ma tegelikult ei saa aru, mis sa mõtled. Ta oli kuidagi selle asja peale, ta ei tahtnud nagu sellest rääkida. Ja siis ma ütlesin, et paljud inimesed, ma ütlesin, seletasin lahti, et paljud inimesed on teadvustanud, et saavad aru, et kõik koosneb energiast, kui te suuda seda sellegi poolest näha ja neid on tegelikult ju palju. Et olgugi, et nemad on teadvel, nad siiski ei näe. Ja siis Sanni selle peale küsis, aga kus siin probleem on? Siis ütles, et see on just see, mis ma seletasin. Sinu meeled annavad sulle väga-väga vähe infot sinu ümber oleva reaalsuse kohta, sest sinu meeled on mõeldud vaid materiaalse maailma jaoks. Sinu meelte eesmärk on teha sinu keha ja meel võimeliseks elama füüsilises maailmas ja füüsilises maailmas eksisteerima. Selleks ongi sinu meeled mõeldud ja selleks on meie inimkond viidud praegu sinnamaani, et me jõuaksime sinna, kus me oleme, ehk siis teadvus hakkaks ärkama ja see on nüüd see asi, kus meie praegu oleme, see teadvuse ärkamine, et siin väga paljud inimesed on minu juurde tulnud nagu kurtma, kes on tulnud nagu teraapiasse või kursustele, et kuidas mina näen, aga mina ju ei näe seda. Siis ma alati ütlen, et see, et sina ei näe, see ei tähenda seda, et seda ei ole olemas või et sa oled kuidagi nagu nõrgem või halvem, et see on sinu, osadele on antud see võime praegu, osadele veel ei ole, et kui sa avardad oma teadvust, siis need asjad tulevad. Ja selle teemaga me täna lõpetaksime. Et see on hea koht, et need mõningad küsimused, mis siin sees olid ja mõningad asjad, mis võiks igaüks, kes seda videot vaatab, nagu mõelda enda sees, et kuidas sinuga on nende asjadega seoses. Jah, hakake harjutama. Just. Jah, tegelikult ka. Jah, nii et... Tore. Nii et siis meil seda juttu jätkub nagu pikemalt. Jaa, see oli vaid väga lühike osa, nii et jätkuvad, jutuajamised Sanniga kindlasti jätkuvad, millal ma täpselt ei tea, siis kui Toomasel on jälle aega meiega vestelda. Just. Okei, ilusat päeva. Nägemist.